videot teinud. Sellest põhjusest ma räägin video lõpus, aga täna olen ma täitsa üksinda. Auto on tühi. Mõtlesin, et tulen korraks tuulutan ennast. Lähen otsin mingisuguse jõe. Mingi jõe, see peaks olema vist Keila jõgi, kui ma ei eksi. Ja lähen proovin natukene lanti loopida. Et äkki jääb keegi otsa ka. Võtsin kaasa ühe MR paki, viimase, mis mul alles on. Et äkki teeme sealt seest ka midagi. Oleneb kaua ma olla viitsin. Ja siis vaatame jooksvalt, kas ja kuidas meil seal läheb. No nii, jõudsin siia enam-vähem arvatavasse kohta, kus ma tahtsin minna. Jõgi jookseb sealt kuskilt ja proovime siit mööda puude alused minema hakata. Ma ei ole siin ennem käinud, ma ei tea üldse, kas see võimalik on ja kuidas see võimalik on. Panen igaks juks endale kummikud jalga. Ei tea, mis see maapind seal teeb. Ja siis läheme seiklema. Ostsin endale selle priimuse lõpuks. Et vaatame, äkki teeme sellega kuskil seal midagi. Kohvi võiks küll teha. Ussime seekord ei viitsi leotama hakata. Loobime ainult lanti natukene. Vaatame. Võtame siit ühe pudeli. Selle kotti panen. Asjad kokku komplekteerime, siis saab minema. Nii, ja kogu landi kohvrit kaasa jätka võtma. Võtame 2-3 erinevat lanti kaasa. Ma arvan, et üks võiks olla mingi pöörlev. See number 3 pöörlev. Äkki üks see. Ei teagi. Okei, võtame selle ka. Kurat, ma vaatasin, mul pole spinnad kaasas, aga õnneks on. See oleks küll hea. Kutt tuleb kalale ilma õnget. Tipp-topp kalamees. Aga ma panen teid kohe otsa ette ja siis hakkab minema. Läheme siis vaatame, kas me siit pääseme kuskile. Nii, siit mingi rada iseenesest läheb. Siit, ahah, okei. No väga hea, see on ka lahe. No näed, kummikud juba tasusid ära ennast. Kui see nüüd mingi väga sügav koht ei ole see. Ahah. Kas siit üle ka saab? Siit on üle mindud. Ma näen. Aga kas ka minu raskused mehed tundub, et kannab. Kurat, siit läheb tee ja kõik, kas ma kaugemale ei saagi või? Siit läheb jälle mingi rada. Kuhu see rada läheb? Vist natuke kõike saab veel minna äkki või? Väga hea, seal on see oja, millest me üle pidime tulema. Lähme siit vaatame, kas siit saab kuskile. Ja mul on juba palav. Äkki siit normaalne seikluse. Siuke asi mulle meeldib. Ma korra vaatan telefoni pealt, kuidas see jõgi lookleb, kas ma lähen täs kaugemale või. Nii, kus ma olen? Kus ma olen? No see näitab täitsa valet kohta ju. Ei näita ka. Kui ei lähe, siis ei saa teada ka, mis siin toimub. Appi! Kinni jäin. Nii, mis siin toimub? Kurat, see jube kiire vool on siin risk. Peaks veel sinna poole proovima. No lähme proovima.
vaata, kus on ära kuivanud puu. Oho. Koliseb ja kõmiseb. Ja siin on jälle mingi rada. Voh, ma arvan, et siia jäämegi. See mulle meeldib. Spinna on mul mingi vana, odav komplekt, kunagi sai ostetud. Ei ole näinud põhjust, et peaks uue ostma. Eks uusi asju on ikka tore saada, aga minul ei ole siukest raha, et siin kogu aeg oma komplekte ja asju täiendada ja uuendada, et eks mingi aeg selle uue spinna. No, Ridval pole ise häda midagi uut rulli tahaks. Vool on päris hea siin vastu seda, no kurat juba mingi sodi otsas või? Muidugi raisk. Siin pole seda kuradi sügavust ollagi. Ja see vajub kohe põhja. See teine vist ei vaju. Aga see pöörlev mängib väga hästi. See tähendab seda, et nii kui viskad, siis on kohe vaja kerima hakata. Ma ei teadnud jah, palju siin sügavust on ja ma ei võtnud ulpivaid lante kaasa peale. See üks vist see teine tähendab vist on ulpiv. No see oli küll hea raisk. Ja jäi kinni. Siis selle vastu aitab siuke asi, et tirida ei ole vaja. Tirid selle otsast ära lihtsalt. Tõmbad pingule ja lased lahti. Tõmbad pingule, lased lahti, siis ta teine kord tuleb ja tuli kivi tagant ära. Et kui sa hakkad, no kui ta nüüd uude kohta kinni ei jäänud. Et kui sa hakkad ridvaga tirima toore jõuga, siis sa tõmbad selle trossi, selle osasid küljest ära, tuleb sul tühi tamiil. Tõmbad, nagu ma näitasin, tõmbad pingule ja lased järsku lahti, siis selle inertsiga ta peaks lööma sealt tagant ära. Et jah, landi kadu võib nii olla suur, kui madalas vees püüad ja kuskile kivi taha kinni jääb ja jõuga sikutama hakkas. Mina ei ole kuskilt jõe pealt augi saanud jõest. Noh, ma tean, et see on võimalik, aga mina ei ole saanud. Ma olen meres saanud. Ja meres neid praegu on, neid liigub. Ja Saaremaa ja Hiiumaa olid ju lukus, nüüd on piirid lahti ja nüüd käib meeletu püüdmine seal. Paneks priimusega, kas ma vee võtsin autost või? Vist võtsin. Paneks prooviks selle priimuse käima ajada, ma pole seda veel suutnud või jõudnud katsetada. Et kas ta on ja mis ta on? Kas ma gaasi võtsin autost või? Võtsin, jumal küll, uduris. Kord maa. Isegi kui ei tule, siis üpriski mõnus koht on. No igast auto müra on, sest et me oleme siin Pärnu maantee ääres täpselt. Ega ma ei teada, mis koht see siin üldse on. Aga point oli korraks ennast suulutama tulla. Paneme vee keema, siis vahetame landi ära ja loobime natuke veel. Ja näe, see ei vaju põhja. Noh, ilmselt ei näe, aga see ei vaju põhja. Vähe lihtsam. Ei pea nii stressi rohkelt kohe hakkama kerima. Ja, sadi juba küljes.
no vot. Mõõdus raisk. Mõõdus sodi. Aga jah, videosid pole ammu teinud. Viimane oli mul see, kus ma räime käisin püüdmas. Mai alguses vist. Aga sellele on mul täitsa seletatav põhjus olemas. Sellest ma teile praegu ei räägi. Põnevust on ka vaja hoida ja tekitada. Siin läheb jõgi 3-ks või? Sealt tuleb mingi aru. Siit tuleb mingi aru. Vesi on päris selge, siis peaks kala näha olema. Keegi on oma poti siia unustanud. Kelle pott see on? Läheks vaataks, mis mu kohvivesi teeb seal või? Ma ei tea, kas üldse näha ja kuulda on mind, mul kaamera hoidjat täna ei ole. Kaamera hoidjat täna ei ole, siis pean üksinda hakkama saama. See priimus toimetas täitsa hästi. Vesi on keend ja kohvi saab valmis. Leidsin, jumal. Ma teen kohvi ära ja siis me kolime sinna päikse kätte, seal teeme ka mingi söögi endale. Sest ma arvan, et mul siin kaamera või filmimise väliselt ma püüdsin ka, või loopisin tähendab. Kardan, et siit ei tule midagi, et sööme kõhu täis ja hakkame vaikselt koju minema. Nii, tulin siia selle sama kuivanud puu peale, mis ma ennem näitasin. Ja ma arvan, et teeme siin mingisuguse söögi ära. Vaatame koos, mis siin selles Eesti MR pakis on. Pean siit maha minna, muidu mul ei ole asju kuskile panna. No siin on see täistera rukkileib. Kes pole näinud, siis siin on sellised latakad, ma ei hakka seda lahti tegema, ilmselt ma ei söö siit. Konservidest tatra puder veiselihaga, Strogonov kartulitega, hautatud veiseliha, kurat see vist sobiks isegi leivaga hästi. No ja siis siin on energiajoogi pulber, halva, ilmselt jah, šokolaadikrekerid. Siin on see kohvi, mis ma just joon. See on see energiakeel jälle. Jah. Šokolaad. Hommikusöögi jaoks on siin müsli. Siin põhjas on igast asjad sool, näts, puhastuslapid, mesi, tikud jälle, lemon, sidrunitee, pipar, suhkur ja prügi krippkott, see on väga hea. Arvan, ma proovin selle Strogonovi kartulitega ära. Teen selle lahti, teen seal priimuse peal soojaks ja ilmselt ikkagi autotud veiseliha leivaga kõrvale. Näed, kuna ma leiva nagunii teen lahti, siis näitan ka, kes näinud veel ei ole. Ma vihkan, kui nii juhtub. Ja siuksed leivaviilud. Ja siia samma see veiseliha, autotud veiseliha peale panna on väga hea võileib. Lõhn on küll väga hea. Paneme sooja. See priimusega on üks asi, et võiks olla väga tasase pinna peal. Nii võib õnnetus juhtuda. Autotud veiseliha sai valmis. Valmis, ta ongi valmis, sai soojaks. Ja sisu. Leidsin veel sealt kotist lisaks energiakeelile, leidsin energiajoogi pulbri.
see sai mul siin soojaks priimuse peal see Strogonov. Ja teen mingi joogi kõrvale endale, siis saab sööma hakata. Tuline, aga väga hea. Jälle hullult vedel nagu supp oleks. Väga hea maitsega, tõsiselt. Kõhu sai täis küll. Selle autatud veiselihaga 2 võileiba ja siis sealiha Strogonov. Väga hea oli. Koht on ilus, aga mina siit kala ei saanud, millest ei ole midagi, sest et sellest ma sain korraliku sõõmu värsket õhku, natukene ekstreemsust ja siuke asi on alati mõnus. Ja hakkame nüüd tagasi seiklema. Nii. Nüüd on küll error. Oi, plätt. Mina kahjuks seekord kala ei saanud, aga siin üsna alles. Kurat, vale koht. Kohe räägin edasi. Ja. Et mina siit kala ei saanud jõest. Aga üsna alles mõne päev tagasi postitas video siuke kanal nagu Perega looduses. Ja seal sai küll nende poeg sai haugi kätte, täitsa mõõdus kena haugi. Siit me üle ei hüppa. Sai täitsa mõõdus haugi, sai kätte. See päris äge oli seda videot vaadata korralik asart tekkis endal siis, kui see täpselt saadi see kaamera peale, kui otsa tuli. Ma panen siia alla, panen kirjeldusse, panen nende videolingi. Ma usun ja loodan, et nad ei pahanda. Saate minna vaatama. Et jões on haugi. Kas ma siit nüüd... Siin on selles mõttes, et ei ole sügav, aga ta on siiski põlvini vesi. Kas ma siit kuivalt üle saan? Sain. Kummikutega on see sitt, et tald läheb livedaks. Ja siis, kui ühes käes on kaamera, teises käes on õng, siis see võib minu jaoks lõppeda õnnetult, aga teie jaoks väga naljakalt. Aga seekord jäite sellest naljast ilma. Kus ma nüüd olen? Ma näen oma autot. Ma olen päästetud. Seekord ei eksinudki ära. Trikki tahate näha või? Siuke auto. Vahetan jalatundud ära, siis sõidan koju. Ja kodus siis lubatud uhke saladus, miks on videodega väike paus olnud. Et varsti näeme. Ja põhjus, miks ma ei ole teinud videosid, on ajapuudus. Ja ajapuudus on tingitud sellest, et vahepeal sündis ära meie poeg, kes on nüüdseks saanud, eile õhtul sai nädala aja vanuseks alles. Ja uus ilmakodanik on siin. Tuidub. Ja kui teile meeldis see video, siis teate, mida teha.